Tere tulemast saatesse. Tere kõik rõõmsad kuulajad ja kes pildiga vaatab, siis vaatajad. Ilusat laupäeva hommikut, juhul kui sa kuulad meid Big FMist. Ja kui sa vaatad järele, siis ilusat seda aega, mis sul parasjagu toimub. Stuudios on Liisi Parker ja Harri Parker ja me räägime täna... Mida meie teeksime. Ja me räägime teemal, kas koos või eraldi. Koos. Ja see ei ole see teema, kus me arutame, et kas me peaks olema koos või minema lahku või keegi teist kuulajad peaks olema koos või minema lahku, vaid just nimelt suhte sees. Et küsimused, mis meil täna siis lauale tulevad, on need, et kui palju aega võiks paari suhtes veeta koos, kust maalt hakkab teineteise lämmatamine versus see, et tahetakse olla koos, kui palju aega on paras igaühele isiklikuks ajaks, mida me kõik vajame selle jaoks ja mida me ise oleme kogenud. Nii et kui ma sellest teemast räägin, Harri, siis mis sulle esimesena meelde tuleb meie suhte baasil, koos või eraldi? Meie jaoks arvatavasti on see, et sina vajad rohkem üksi aega, mina vajan natukene vähem üksi aega, mulle meeldib asju rohkem koos teha ja ma pigem otsin kohti, kus koos teha, et siin kohas me natuke oleme erinevad ja mingid asju, mida me koos teeme, siis võivad tekkida erinevad nupuvajutused. Aga see, kas vajad aega või vaja, mis sa selle all mõtled, mis see sinu jaoks tähendab, et keegi vajab enda aega? No, inimloomus on see, et me tahame olla koos hõimus, me tahame olla perekonnas, kõik see pool on, sest tänapäeval on väga palju üksilduse epideemia, nagu öeldakse, aga kui me oleme pidevalt nagu koos füüsiliselt ajas, ruumis, siis tegelikult mingitel hetkedel tekib see olukord, kus sa tahadki hoopis saada vahepeal enda mõtetega olla, üksi istuda, mediteerida, võib-olla looduses üksi jalutada ja lihtsalt kogeda seda, mis sinu sees tahab ülest olla. Ja mina tunnen küll niimoodi seda, et võiks mõelda, et miks ma peaks, et me oleme mõlemad praegu nädala sees päeva tööl on ju, 9-5 suht, õhtul on veel omad hobid ja millega me kõik tegeleme ja siis, et nagu ei olegi seda ühist aega, et miks peaks veel tahtma näiteks nädalavahetusel olla üksi, minna kuskile üksi ja mina tunnen täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, et ma vajan seda oma aega. See on kuidagi nagu selline iseenesega rahus olemine, ma olen pärast väga palju parem inimene ja ma väidan ka seda, vaat keegi nüüd, kes kuulab, võib täiega vastu vaielda ja siis jaga meile, mismoodi sulle see tundub, aga et inimesed sageli ei taha olla üksi, sest nad ei julge olla üksi ja ei olda harjunud olla iseendaga. Pahatihti see nii on. Miks see pahatihti on? No see ongi see, et sel niimetult enda mõtetega koos olemine on tervislik, nende lahendamine, nende protsessimine ja selle tulemusel nende käest läbi minemine. Ja seda ma olen väga tihti ka oma coachingu töös, kus inimesed nagu tegelikult ei ole võtnud aega enda jaoks mingeid asju läbi mõtestada, vaid pigem otsitakse põgenemist, otsitakse tähelepanu kõrvaljuhtimist ja kuna ma tegelengi toitumisega, siis väga tihti on selleks toit, millega ennast tähelepanu kõrvale viia nendest ebamugavatest tunnetest, emotsioonidest või lihtsalt olukordadest. Oota, ebamugavate tunnetega me saame ühendust siis sageli, kui võtame seda aega ja oleme üksi, on ju? Minul on ka selline kogemus, et siis tuleb nagu kõik üles, mis mul toimub. Ja varasemalt, kui ma ei olnud nii teadlik võib-olla, siis oli küll neid olukordi, kus pigem ei valinud seda üksi olemist. Need ebamugavad emotsioonid ei kao ära. Et need tuleb nii või naa mingil hetkel tegeleda ja selleks on siis erinev variant, kas siis kui lõpuks su keha annab järgi ja jäädki haigeks ja siis sul ei olegi muud varianti või lähed teraapiasse, lähed psühholoogi juurde, need asjad tuleb ära tegeleda, neid ei saa lihtsalt sinna keldrisse luku taha lükates, need lähevad mädanema ja hakkavad haisema seal. Ehk siis see on see koht, kus me ütleme, et ei vali seda oma aega, on ju, näiteks kõik nädalavahetuse õhtud või vaba aja sisustame ära sõpradega, lähme kuskile välja, kinno, kas või paarina teeme kogu aeg kõike koos, siis mingis kontekstis see võib olla, kui me teeme seda põgenemiseks, siis on just kui see vaiba alla pühkimine, keldrisse peitmine, et nagu sa ütled, et asjad ei kao meie seest kuskil ära. Aga mida sa siis teeksid, kui sa märkad, et sa sellise koha peal oled või mis teinud oled päriselt? Et kui saad näpu peale, et kurja, ma vist põgenen siin, et miks ma ei vali praegu sellega tegeleda, iseendaga olla? Esimene samm on ikkagi teadvustamine, et see, et sa üldse paned tähele seda, see, et sa üldse märkad seda ja väga tihti nagu
sellest hakkavad asjad juba lahenema. Mina mäletan seda, kui ma esimene siuke asi, millega ma põgenesin, olid arvutimängud, väga palju mängisin, väga palju enda üksi aega, siis ma olingi üksi, aga ma ei tahtnud üksi olla. Ja siis selle asemel, et enda selle mõtetega asjadega tegeleda, otsisin ma siis kaaslasi arvutimängudest online'ist igalt poolt mujalt. Ja see andis mulle siis võimaluse ennast mõnes mõttes oma mõtetelt, et ma päris elus tegelikult siin maailmas olen üksi. Ma sain sellest nagu põgeneda ja kui mul lõpuks välja ponditi ühe psühholoogi poolt, et see, et ma ei maga hästi, see, et kõik ongi, et kui ma õhtuti vedan aega mängida selle asemel, et ise endaga tegeleda ja lihtsalt põgenen sellest, siis ma ei saagi paremini magama hakata, mul ei lähegi elu paremaks. Ja siis pärast seda ma sain aru, et enam ei juhtinud tähelepanu nii hästi kõrvale, et tekkis ka olukorrad, kus mingid olukorrad, kus ma mängisin ja ma saan aru, mul ikkagi muud mõtted ja asjad tulevad üles. Nad ei ole enam sinna vaiba valla maetud, sellepärast, et kui me märkame neid põgenemisi, siis me enam ei põgene nii palju. Kui me nüüd toome selle suhte konteksti, siis see võib olla see koht, kus me oleme kogu aeg koos ja justkui, vaat on selline väljend nagu, et kaotame üksteist suhtesse ära või kaotame ise ennast suhtesse ära, niimoodi öeldakse, et ma ei ole seda ise kogenud, sest mul on kuidagi olnud see teadlikkus alati hoida ennast nagu oma ruumi. Ja ma jätkuvalt tunnen seda, et kui ma valin ise endaga olla ja endale enda aega valida, siis ma olen väga palju parem kaaslane ka suhtes. Sina saad seda kommenteerida, kuidas see sulle paistab. Aga kui me suhtesse niiviisi nagu ära kaome, siis võib-olla tulemus, või kuidas see siis välja näeb, ongi see, et me teeme kõike koos, kõik nädalavahetused on näiteks, ma ei tea, käime suvilas seal, võib-olla vanaema aitamas või tegeleme mingi hobiga, mis on lihtsalt kogu aeg teada, et iga laupäev on see asi, ja me teeme seda x arv tunde ja see muutub ka rutiiniks. Ehk siis tegelikult me teeme seda lihtsalt sellepärast, et me oleme harjunud. Meil endal sellist kogemust ei ole. Ja mingid hetkel ikkagi võib rutiin sisse tulla, aga see ongi see koht, et kas me nüüd põgeneme selles üksik olemisest, et ise endaga me põgeneme kooselusse, aga mõnikord on ka tegelikult vastupidi, et mõned inimesed võivad ka põgeneda sellest koos olemisest üksi olemisse, sellepärast, et see koos olemine on ebamugav. Ja see ongi sama teema, mille me ka eelmine raadiosaade rääkisime just, et see rääkimine ja asjade lahendamine ongi see, et ühelt poolt sa pead olema selleks üksi, et ise endaga tegeleda ja sul on vaja olla koos, et tegeleda koos asjadega ja rääkida omavahel need asjad läbi. Aga kus see äratundmine on, et kuidas on paras ja kuidas see tasakaal on? Mul tundub, et siin ei ole sellist õpiku näidet, et mingi x% aega peab olema koos, peab olema eraldi, vaid et see tuleb kuidagi meist endist, et sõltub meist inimesena. See sõltub ka sellest, et mis meil endas elus toimub, mis meil praegu käsil on, et selle koha pealt on väga oluline nagu seda märgata, et mismoodi sina nagu sa näed, et kuidas sinu elu hetkedel ka need momendid on ju erinevad. Seda ma olen kogenud, kuidas ma põgenesin suhtes olemisest üksi olemisse. See on siis ühes minu eelmises suhtes olnud nii, ma hakkasin tollal veel tegelema enesearenguga ka, aga igal asjal on kaks külge. Ma tagasi vaatan siis, kuhu ma siis põgenesin. See oli see, tegelikult see ei olnud veel COVID ajaks, oli enne seda ka, aga ma põgenesin loodusesse. See oli minust tagantjärgi vaadates jumala tore valik. Ma ei läinud jooma, ei hakanud pidutsema ega ringi tõmbama. Vaid minu see omaette olemise aeg oli siis, ma kas olin tunde vannis, liigunesin vees, lugesin raamatut, mis on ka eraldatus on ja omaette vannitoas, või ma siis kondasin looduses. Ja sealt sai tegelikult alguse see, et ma hakkasin kõndima. Nüüd mulle tohutult meeldib matkata ja kõndida, aga sealt sai see alguse. See oligi nii, see oli nii pöörane lõpuks, et ma hakkasin kuulama enesearengu podcaste ja olin üksinda seal metsas ja ma võisin kõndida nädalavahetusel 30 kilomeetrit. Üks päev 15 ja teine päev 15 ja lihtsalt see oli nii mõnus ja nii nauditav ja ma sellel hetkel hakkasin avastama seda ise endaga olemise võlu. Kuidas sinul on kogemus selle üksi olemisega, kui sa oled seda teadlikult valinud? Minu jaoks üksi olemised on ka kindlasti jalutus, sport. Vanasti ma sõitsin väga palju jalgrattaga, viimasel ajal nüüd mitte, aga jalgratas on minu jaoks selline koht, kus ma väga palju ise nagu võtsin seda nagu aega endaga, aga samal on ka see küsimus, et kas see oma aeg on nüüd selleks, et ollagi üksi mingi asja läbi mõelda või jällegi, et leida neid tegevusi, sest mina märksin ka jalgrattasõidul, oli mul väga tihti see olukord, kus ma üritasin põgeneda oma elust sellega ja siis ma leidsin, ma teen trenni, ma teen midagi kasulikku. Et tegelikult lõppkokkuvõttes minuga ise endaga tegelemise ja enda aja leidmine tuli läbi Holistic Instituudi, kus ma reaalselt hakkasin ise endaga tegelema, ma hakkasin mediteerima, teraapias käima, kõik need pooled, et lõpuks lahendada need oma ebamugavused, need nupud,
need märkamised kergusega vabastada. Et ma saaksin olla täisfunktsionaalne inimene, ilma et ma peaksin kogu aeg muretsema, mis teised arvavad, sest tegelikult see ei ole üldse oluline. Või ja teine pool ka seda, et minu ümber olevad inimesed ei pea nüüd käima munakoortel ringi, et igaks juhuks, et minu nupu pihta ei läheks, kuna ma kohe muidu reageerin. Nüüdseks ma enam ei reageeri asjadele, sellepärast, et mul ei ole neid nuppe. Ja minu aeg see üks olemine, nii ka koolis koos olemine, aga see iseendaga olemised, need muutsid väga palju. Aga nuppudest rääkides siis, kui sa ei ole esimest osa kuulanud saates, seal me natuke rääkisime sellest, siis kuula kas järele või teeme selle lühikese recapi, et nupud on siis, me nimetame neid siis neid triggereid või kuidas iganes see eesti keeles hea sõna on, kui meie sees on mingisugune koht, mingi, ma ei tea, haav, õrn koht ja kui miski välismes maailmas läheb sellele pihta, siis me plahvatame, oleme emotsionaalsed, elame teiste peal välja, tunneme ennast halvasti. See on siis see, mida me siin nimetame nuppudele vajutamiseks. Aga räägime hobidest. Ma sain nädalavahetusel mega ägeda taipamise. Mina olen kaua aega tahtnud, et meil oleks ühine hobi. Ma olen mänginud tennist kunagi, mis mul väga meeldib ja siis ma olen moosinud sind, et lähme mängima koos tennist. Me ei ole jõudnud nagu sinnamaani. Aga nüüd tuli läbi sinu padel hoopis meie ellu. Väga populaarne spordiala. Ja käisime siis koos mängimas, aga me võtsime seekord treeneri. Ja seal trennis ma sain aru, et pagan, sa oled nii palju andekam. Reaalselt nagu sa õpid nii kiiresti, su keha on ilmselt paremas füüsilises vormis ja ma sain aru, et mina selles trennis sain väga vähe kogeda eduelamust, sest mingi alateadlik osa minust hakkas võrdlema ennast sinuga. Et okei, sina oled sellest nii hea, miks sul nii kiiresti läheb ja miks mul ikka nii hästi ei lähe. Ja see on minu arvates üks väga mega taipamise koht, sest kui keegi nüüd on kuulab ja võib-olla ei ole nii teadlik nagu suhtes sellest kohast, kuidas see võrdlemine käib või kuidas me ise saame otsustada, et kas me võrdle ennast teistega või võrdle, siis võib-olla väga raske ja ei saagi koos teha midagi. Kui näiteks üks on nagu naturaalselt, kas ma ei tea, sportlikum, võib-olla peab musikaalsem, mida iganes te siis valite koos teha. Ja ma sain sealt sellest trennist nagu taipamised, vahest on vaja eraldi teha ka, just sellepärast, et kui ma ei oska nii, et ma ei võrdle ennast sinuga, siis ma saan minna üksinda trenni ja tunda seal edu elamus, sest siis ma näen nagu enda arengut, mitte ei võrdle sinuga. Sinu arvamus, hobid koos või eraldi? Alati koos. et see ongi nagu jälle see võrdlemine on siuke väga huvitav inimloomus, et meile meeldib ennast võrrelda teistega, eriti oma kaaslasega, eriti oma perekonnaga, et vaadata, kui tihti me võrdleme, milline meie vanemad on, kas me oleme nüüd samasugused või me oleme väga erinevad, et ühe poolt mõnikord me tahame olla erinevad, teinekord me tahame just olla nagu meie vanemad, et see võrdlemine ühiskonnas on väga populaarne, kui vaatame täna sotsiaalmeediat, kus lihtsalt kõik lihtsalt võrdleksid ja üritaks teistest paremad olla. Ja see taandub jälle sama asja, et nagu nendele õrnadele kohtadele, millega me võib-olla peaksime tegelema. Ja siis ei oleks enam nagu väljakutset, sest see koos ajaveetmine, tegemine, mina näen seda, et see loob alati just positiivset suhtu nagu ühtekuuluvustunnet. Et mõne mõttes me küll oleme suhtes siin 2 indiviidi, aga tegelikult me oleme ka koos üks partnerlussuhe, milleks on vaja 2 osapoolt. Ja need koos tegemised, koos käimised, koos trennis käimised, kõik need asjad tegelikult loovadki seda nagu terviklikkust. See, et meie oleme paar, me oleme koos ja siis kui me teeme neid asju koos, siis see annab meile koos olemisse väga palju juurde. Et kui ma saan aru, et mingites kohtades ongi, et igal ühel peaks need oma lemmikasjad olema, mida võib-olla tahab teha ja teine võib-olla ei taha teha, et siis on okei ka mitte koos teha. Aga need koos asjad on tegelikult nii olulised, sest need annavad minu arust väga palju just seda koos kasvamist samas suunas. Sa tõid mega olulise koha välja minu jaoks see, et kas see asi meeldib sulle. Et seal võib olla nagu punane lipp, kui me teeme midagi koos, mis näiteks meeldib ainult sulle ja mina teen selle pärast, et ma tahan sinuga koos aega veeta, tegelikult see asi ise mulle ei meeldi, ma ei nauti seda. Siis on jälle mitu võimalust, et ma ei tea, õpin seda nautima, leian sealt selle meeldiva külje või mul on ikkagi nagu selgroogu öelda, et kuule, sorry, ma armastan sinuga aega veeta, aga seda asja, jääokid näiteks ma ei taha mängida, ma ei tea, ma ei ole proovinud, äkki tahan, on ja. Et see on ka see koht, kus nagu suhtes saab tegelikult vaadata üle, et miks me teeme seda koos. Et üks asi on koos ajaveetmine, aga teine asi on see, et kas see tegevus ka pakub mõlemale naudingut. Ja jube äge on üles leida on ju need asjad, mis mõlemale meeldivad. Meie käisime järgmine päev 2 padelit mängimas. See on üliäge kogemus. Ma väga nautisin. Kui mõtleme meie suhte peale, siis mida meile meeldib? Minule meeldib väga koos teha mingid
ükseid nagu totakaid, pisikseid koduseid asju. Ma tohutult naudin seda, kui me ärkame hommikul ühel ajal ja me teeme koos voodit. Lihtsalt niimoodi, et teine teisel pool voodiservasid tõmbame seda päevateki koos peale. Vahetame koos voodipesu, üks hoiab ühest otsast, teine teisest. Paneme koos pesu masinast kuivatisse, üks võtab välja, teine, see on nii tore nagu lihtsalt, võtta siuksed asjad, mõtled, et mis sa siis üksi ära teha ei ole. Aga need on minu need nagu lemmikmomendid, mis sinu puhul veel on, mis sa märkad, noh, sa ütlesid, et sul meeldibki teha kõiki asju koos, aga mis need nagu võib-olla siuksed nagu lihtsad asjad on, mida sa oled nautinud, et me saame koos teha? Minu jaoks need tavapärased tegevused on siuksed, nagu need lihtsalt on. Et seal ma nagu väga midagi erilist ei näe nii palju. Aga minu jaoks ongi see, kui me nagu arvates ongi nagu üritustel käimised ja siis ongi trenni teemad ja siuksed asjad, et noh, siuke asi arvatavasti, miks ma jalgrattaga nii palju väga ei sõida, on see, kuna sulle see ei meeldi. Et sa ei ole nii väga nagu, et maastikule minna rattaga sõita metsa ja siukest asja. Ja see ongi see, et ma ise ka ei ole käinud, sest päevas on ikka 24 tundi. Ja nüüd ongi küsimus, kuhu ma seda aega panustan. Ja minul nagu väga palju üksi aega tulebki kas mu enda enesearengust õpingutest või siis töö tegemisest ja selle tulemusel muul ajal ma veedan palju rohkem sinuga aega koos. Sest minu nagu päevagraafik on palju keerulisem kui sinu oma. Täna on nii. Aga meil on siin veel mõned põnevad küsimused saadetud, saabunud ja küsimus, mis ma võin õhku visata siia, ma arvan, mida võiks kuulaja ja vaataja ka tegelikult enda suhte peal mõelda, on see, et kust läheb piir? Kus on see okei suhtes sinu jaoks, et igalühel on oma aeg? Kus on see okei, kus me oleme koos? Versus see, et üks hakkab teist lämmatama või ei ole nagu üldse oma elu, ei ole enam paaris 2 inimest, vaid on siuke ühine tomp, et mis on see, mis tegelikult on see suhtes, kus sa tunned, et sa tahaksid rohkem koos või rohkem eraldi, aga mingil põhjusel sa ei ütle seda välja. See on hea küsimus, millele vastuseid saab väga palju erinevaid olla ja see ongi see koht, et mismoodi meie nagu tegevused mõjutavad meie suhteid ja mõjutavad meie ümbruskonna suhteid. Ja väga tihti, mis ma arvan meie suhtes on väga palju, on see, et meie sõprusringkonnad on natuke erinevad. Ja see küsimus, mis me siis enne siin õhku viskasime, oligi see, et kust see piir läheb, kui sa nüüd juhul hakkasid poole pealt kuulama. Ja kas meil peavad olema ühised sõbrad, kui me oleme paar, kas meil peab olema sama tutvusringkond, kus me liigume või võib-olla eraldi ka. Kus meil on? Meil on mõlemat. Meil on neid sõpratuttuid, kes olid või on tulnud meile nagu kumbagil eraldi, et kellel teisel osapoolel nagu ei kõneta. Ja on neid, kes on ühised sõbrad, kes on koos kasvanud. Sest mina mäletan, minu jaoks oli küll väga suur õrn koht algul, kui me kokku saime, oli see, et me pulm oli päris suure rahvaarvuga, keskmiselt suurem. Ja neid inimesi, keda mina teadsin, kes ei olnud nagu liisi tuttavad, oli nagu alla 2 käesõrmele. Ja see tolle hetkes oli, kes ma sain aru, et mul ei ole inimesi minu elus, kes nagu oleks, keda ma kutsuks endale pulma. Ja nüüd ma olen nagu aktiivsemalt tegelenud sellega, et leida neid inimesi rohkem ja kellega rohkem läbi käia, et oleks seda maailma värvilisust, et erinevaid inimesi, erinevaid mõtteid, kellega arutada ja kuna meil on väike vanusevahe, siis ka see on mõjutanud ka selle, kes meie nagu sõpruringkonnas on ja alati kõik ei sobi kõige paremini kokku. Sest vanusevahest me räägime teiega ühes teises saates. Aga see kokku sobimine, ma ei tea, kuidas sina seda nagu tajud. Ma mäletan ühte hetke, kui minul käisid külas siis lapsepõlvesõbrannad, siis ma tajusin kuidagi seda, et sa tulid sinna meie juurde jutustama vahepeal, noh, naised ikka oma jutud ja värgid, sa tulid vahepeal sinna jutustama, aga ma kuidagi tajusin seda, et sul ei olnud väga palju selles seltskonnas nagu linki. Ma ei tea, kas ise mäletad seda? Vist isegi mäletan. Aga see ongi see, et see ruum, kus me üles kasvame, ühe poolt on see kultuuriline erinevus vanusest tulenevalt ja teine on see, et kui sul on see ajalugu inimestega, et sul ongi selle lapsepõlve sõbrannad, et kellega sa käisid koolis, sellest ajast siis ongi neid muljetada nagu neid aegu pluss, mis vahepeal on toimunud, aga see link on nagu seal. Ja minul nagu seda ei ole ju.
ja siis selle tulemusel mul ei olegi nendega väga midagi rääkida, sest ma olen korduvalt inimest öelnud, et ma ei oska ilmast rääkida, sest mina nagu tahan nagu sisukatest teemadest taast arutada. Mina tajun seda nii, et aga okei, aga mis siin ikka siis keerutada on, et meil on niipidi vanusevahe, et mina olen vanem, kauem elanud siin maailmas ja minu jaoks on hästi põnev nagu sinu, tegelikult alguses eriti oli sinu siis sõprade tuttavatega kohtuda, sest et minu jaoks oli see täiesti teissugune seltskond ja kui minu vanus tolleks ajaks, kui me kohtusime, oli natuke 40+, siis sina olid seal 30 kandis ja ma tajusin seda, et selles nagu see ei ole mingi järgmine generatsioon veel on ju, aga siuke 10 aastat vahet tähendas seda, et tegelikult on päris erinevad maailmavaated ja on päris erinevad teemad ka. Ja sinu seltskonnas räägiti teemadest, millega mina ei ole harjunud ja väga pole kokku puutunud. Ja teine asi, mis mul meelde tuli, oli sinu perekond, kus teil on hästi palju selliseid nagu tarku, asjalikke teemasid, igasugused poliitikad ja teadused. Poliitik ei ole alati tark teema. No ühesõnaga, olgu see on hinnang on ju, aga ühesõnaga midagi sellist, mis nagu ei olnud nagu pigem nagu minu selline igapäevane arutelu teemade hulgas ja siis vaat seal ma olen kogenud nendes olukordades nii perega kui sinu sõpradega, et mul on nagu valida, et kui see teema mind üldse ei köida, et kas ma ikkagi jään kohale ja püüan leida sealt selle, mis on minu jaoks huvitav, või siis ongi see, et ma saan valida enda aega, nagu lihtsalt teha mingit oma asja samal ajal, kui räägitakse teemast. Poliitika on konkreetselt selline teema, mis mind tegelikult ei huvita. Ma usaldan seda, et minuni tuleb info, mida on vaja teada ja liiga palju sellest ei peagi teadma, sest seal on sageli palju seda, mis ei ole võib-olla nii meeldiv. Et kuidas siis teha paarina nagu see kokkulepe omavahel või kas üldse on vaja kokku leppida või? Meie suhe on nii teissugune selles mõttes, ma tajun, et kui ma kuulan oma tuttavaid ümberringi, neil on tihti vaja nendest asjadest eraldi rääkida ja kokku leppida ja muidu tekivad sellised probleemi, konfliktikohad. Meil on kõik nagu orgaaniliselt just kui paika loksunud. See ongi nüüd küsimus, kuidas defineerida kokkuleppimist. Et väga tihti räägitakse, et suhetes peavad olema kompromissid ja suhtes peab nagu leppima kehvemaga, et see alati enda tahtmist, et tulebki nagu valida kahest halvast parim ja mingi siuksed asjad. Või vähem halb. Jah, et selles suhtes, aga tegelikult, kui me nagu jätame selle korraks kõrvale ja toome tagasi, mis me siis ka eelmises saates rääkisime sellest, et me igaüks vastutamise enda elu eest. Me igaüks alustame oma nende nuppude ja nende õrnade kohtades, kuidas meil need pihta lähevad või ei lähe. Ja selle tulemusel me saame elada seda elu, mida meie tahame elada, indiviidina. Ja kui see, kuidas meie elame, ei ole kooskõlas sellega, mis moodi me tahame koos elada, siis me ei pea ju koos elama. Ja ma saan aru, et meil ei ole väikseid lapsi, kelle pärast tuleb mõelda, et kuidas, mis siis suhtes saab ja kõike seda. Aga samas 2 õnnelikku vanemat on parem kui 2 kurba vanemat. Ja seda on erinevad uuringud näidanud, et kui palju olulisem on lapsevanemate heaolu versus see, kas lapsed on koos. Küsimus on see, vanemad on koos, küsimus on lihtsalt selles, et mis moodi see tulemus on. Sinul on see kogemus olemas, et kuigi teismeeas lapsega lapseeast lahku minemine, aga nii palju, kui mina olen sellest kuulnud ja aru saanud, siis lapse jaoks oli see õnnistus, et see läks nii. Ja see ei ole siin mingi üleskutse, et kõik peavad lahku minema, aga kui selles on seal teemasid, mis mul nagu hästi tuleb praegu siia saatesse, on see koht, kus inimesed justkui nagu tegutsevad koos ja nad on kaua aega koos olnud mingid, nad on harjunud juba mingis olukorras, teemegi koos seda, teist ja kolmandat, näiteks käime iga laupäev suvilas, aga tegelikult on ühel poolel seal ikkagi mingisugune koht, mis nagu päriselt seda ei valiks. Et kui ta saaks või midagi juhtub, et ei minda see nädalavahetus, siis tal tegelikult on see nagu hea meel. Et see on koht, kuhu nagu vaadata selles mõttes, et kas ma päriselt ka tahan teha seda, mida ma valin teha. Ja, aga siin ongi see, et mis on nüüd oluline, et eesmärk ei olegi lahku minna, vaid eesmärk on saada aru, et kumbki nagu mingi piiri on okei, et kui üks tahab rohkem suvilas käia, siis ta saabki suvilas käia rohkem, teine võib-olla ei soovi. See lahkumine, see on nagu see, kui me läheme äärmustele, et kui keegi tahab teiste inimestega seksida ja magada, no siis see võib-olla teisele osal ei sobi, eks ju. Aga need on juba nagu äärmused. Aga just ongi see, mis ma nagu mõtlesin selle meie kokkulepet juures on see, et me ei pea kokku leppima, kuidas me käitume. Me lihtsalt käitume nagu meie näeme, et on mõistlik, mis on nii meile endale mõistlik, nii mis on meile paarina mõistlik. Aga mis see mõistlik tähendab? Kas sa tunned, et sa kuidagi surud ennast alla selleks, et oleks mõistlik?
Ei. Ikka valib enda järgi. Pigem on võib-olla see suhte nagu, ma ei tea, vaata, kas sa oled minuga nõus selles, et me saame olla meie ise. Mina saan sinuga olla mina ise. Ma tunnen küll, et ma saan. Ja kui mingi asi trigerdab sind minu valikutes, siis see on jälle see koht, kus sina tegeled. Saad ise sellega tegeleda, aga see ei tähenda, et me ei räägi sellest või kuidagi hülgame üksteist, et me ei tegele ise selle asjaga, vaid toome selle ka ühisesse ruumi. See on ka, mida me eelmine raasa rääksime, ongi see ruumi hoidmine, see üksteisele toeks olemine. Et kui me nagu valime mingeid asja indiviidina, sest eesmärk olekski nagu elada enda parimat elu ja see on ülimalt äge, kui koos elades sa saad veel ägedamat elu elada. Sest see ongi minu arust hea paari suhte näide, kui kahekesti, kui see 1+1 ei ole ainult 2, vaid see ongi 11, eks ju. Ja ma ei mõtle selles suhtes mõistlik, et see nüüd peab olema kuidagi paigutatud, vaid ongi see, et teha neid asju koos, mis viivad seda koos edasi ja teha neid asju üksi, mida koos ei soovita teha. Sest koos tegemiseks on vaja mõlema osapoole osalemist ja kui üks teeb vastu tahtmist seda lihtsalt sellepärast, et me oleksime koos, siis see ei teeni pikas teekonnas seda, et meil suhe oleks hea. Sest üks kord surub ennast alla, teine kord surub alla. Miks mitte elada niimoodi, kus me mõlemad saame kogu aeg tunda ennast suurepäraselt? Aga mida siis teha selles olukorras, kus on see, et tegelikult natuke on ühel pool selline, väga ei taha teha, tahaks midagi muud valida, kas siis valida eraldi aega? See on nüüd sulle kuulaja vaataja mõtlemise koht, sest et see saade ei ole siin nõuandmiseks, vaid see on inspiratsiooniks, kus me jagame lugusid, kohe varsti ka kuulaja küsimusi läbi oma suhte. Kuidas sina saad sellega hakkama, et minul on teatud tüüpi sõbrad, kellega mina vahepeal kokku saan, kellega siis kuhu on ka sind kutsutud, aga sa otsusedki mitte tulla. Kuidas sul seda valid on ja mis mõtted sul siis käivad selle koos versus üksi? See on huvitav koht, sest et ongi seltskonnad, kuhu kutsutakse meid mõlemaid ja ma tunnen, et mul ei ole linki. Sama, sul on nagu pikem ajalugu nendega ja mul on kergus valida seda, et ma olen lihtsalt nagu jõudnud sinna, et kui ma ei taha, siis ma ei pea minema. Aga huvitav koht on... Kuidas su abikaasa sellesse suhtub? Minu abikaasa või? Minu abikaasal on... Ma saan aru, et see nagu kurvastab teda kohati, sest tema tahaks käia igal pool koos, aga ta on nii teadlik ja selles mõttes nagu meie see suhe kuidagi on nagu, seal on nii palju vabadust ja usaldust, et see ei ole kunagi olnud probleem, miks sa ei tule minuga või sest võib-olla on seal see koht, ma ei tea, kas oled nõus minuga, et me käime piisavalt palju koos ka. Jah, et minu jaoks on ka see, et nagu need hetked, kus mõnikord see kurbuse noot või tulla sellest, et kuna mulle on alati meeldinud kõik, nagu kuna ma lapsepõlves olen väga palju üksi, kooli ajal ja kõike seda, siis minu jaoks see koos olemine on nagu nii oluline, nii sõpradega kui paari suhte mõttes. Aga samas ma saangi aru, et see on sinu valik ja selles suhtes see, et kas kuidas mina ennast tunnen, see on minu valik ja mina võin minna õhtut nautida ilma, et ma peaks mõtlema, et nüüd on see kehvem õhtu, kuna Liis ei tulnud kaasa. Ei ole, see on lihtsalt selline õhtu seekord. Et need hinnangute andmine samamoodi, et mitte neid liigselt anda või üleüldse, miks peaks hinnangud andma mingitele valikutele või see on, kui inimene ise valib, kas ta tahab seda üksi või koos teha, siis see on tema valik. Ja tõesti, kui tekib olukord, kus mitte midagi koos ei tehta, siis jälle see küsimus, miks me koos oleme. Aga kui me teeme kõike koos, siis tekib küsimus, et kas me teeme seda vabatahtlikult või on üks pool natukene alla surutud ja tegelikult ei julge tunnistada seda. Et see on küsimus iseendale peeglis esitamiseks. Vastassuust sõbrad. See on üks põnev teema, sellepärast, et sinul on väga palju sõbrannasid, sest sul on üks eriline Anne. Sa oled üliäge kuulaja ja ruumihoidja ja sinul on hea jagada oma muresid ja sinu käest on hea nõu küsida ja kui küsitakse, siis sa seda ka pakud. Mina saan aru sellest, see on mega kvaliteet. Ma ei tea palju mehi, kes on suutelised selliselt olema sõber ja ruumi hoidma. Ja see tähendab seda, et sul on palju naissoost sõbrannasid, tahtsin sõpru öelda, aga need on ikka ju sõbrannad. Ja siis sa käid nendega peamiselt jalutamas. Ja siis see on olnud ka minu teismelise tütre väga suur küsimus, eriti algusaastatel. Mis mõttes ta läheb selle naisega jalutama veel kuskil avalikult? Kuidas sa lubad? Kas suhtes võiks olla see koht, kus sa pead luba küsima? Kindel ei. Et selles suhtes nagu peaks olema paigas niinimetatud siis mõlemad piirid. Et piirid, kuhu maani meie suhe nagu mõeldud on. Et meil on reaalselt, et meil on monogaamne suhe, meil ei ole teisi kaaslasi. Ja nüüd ongi lihtsalt küsimus selles, et mis on see definitsioon kaaslasest. Et kas me räägime ainult füüsilisest nagu suhtes seksist, kas me räägime suudlemisest,
ka kallistamine. Meie jaoks on okei, et teine kallistab kedagi teist, et see on normaalne tervitusprotseduur või üleüldiselt, et nagu ei ole kumbagel meest ei ole seda probleemi, et keegi kallistab kedagi teist, eks ju. Et noh, mis on see koht, aga võib-olla mõne jaoks on see liiga füüsiline kontakt. Siis on see emotsionaalne pool, et kuhu maani see on, et selle koha me oleme nagu pigem jõudnud selle, et meil ongi ka inimesed, kellega me suhtleme ja ka mõnikord räägime suhetest, minu jaoks on selleks praegu mu psühholoog, kellega ma räägin erinevatest teemadest, kui mul on vaja lihtsalt nagu välja rääkida, see on üks asi, mida ma üksi teen. Ja ma saan aru, see ei ole mitte sellepärast, et ma ei saaks sulle neid asju rääkida, vaid ma olen siin piisavalt palju õppinud tundma, et ma tean, kus õrnad kohad on. Ja selle asem, kui ma tahan neid asju arutada ja mõelda, mis see, kuidas ma tahan nagu mingis olukorrast tulevikus elada, siis mul ei ole mõtet neid sinu nuppude pealt talluda selleks, et jõuda ise mingi arvamuseni. Mul on lihtsam seda rääkida psühholoogiga ja siis arutleda ja saada peegeldust ja saada palju paremat selgust enda elus. Et selles suhtes seal ma ka praegu ma valin professionaali, olen ka varasemalt või rohkem sõbrannadega ja sõpradega selle teemal rääkinud. Lihtsalt minul kui mehel on sõpradega, ehk siis meestust sõpradega, väga suur keeluline rääkida, sest enamus mehed ei räägi siukstel teemadel, nagu mina soovin rääkida nii avalikult ja avameelselt. Et naissust sõbrannadega on selles suhtes lihtsam, et nende jaoks naistel üldiselt meie ühiskonnas on normaalne rohkem rääkida, rohkem kuulata, rohkem mõne jaoks on see vatramine ja kõik muud, aga tegelikult see on ülimalt oluline aju korrastamise protsess. Ja põnev koht on see ka minu jaoks, kui ma mõtlen selle peale, et sa oled minust noorem, sa oled väga hea välimusega mees, tark mees ja rõõmuga kallis. Ja mina siis oma 40 pluss eluaastaga täna tegelen natukene kehakaalu teemadega, ei ole päris rahul, nagu on need asjad. Ja siis, kui sinu ümbrusest see on mõni naine, kes on üliilusa kehaga, siis need on need hetked, kus ma tunnen, et ma olen kogenud armukadedust. Ja see, nüüd ei ole... Jah, need on need minu nupud siis on, aga see ei ole see koht, kus ma lähen nüüd skandaali tegema või ütlema sulle, et ära temaga kohtu või et mis kõik, vaid päriselt nagu minu jaoks kõige lihtsam küsimus selles hetkes on see, et ma võtan endale selle hetke, ma lihtsalt olen ja ma küsin endalt, mida ma praegu tunnen. Ja siis ma lihtsalt selle lausega löön kiilu enda ja selle tunde vahele. Ehk see ei ole mina, see on üks tunne minu sees, mis tuleb ei tea kust on ja seal on väga palju ajaloolisi põhjuseid. Ja siis ma lihtsalt niimoodi tegelengi sellega, et see lämmatamise koht ma tunnen, et minu jaoks läheks sealt piir. Kui ma nüüd ütleks sulle selle peale, et appi, ta on nii ilus, äkki sa lähed temaga. No see on juba nagu selline klammerdumine või selline meeleheitlik on ja mul on vaja. Ei, mina olen vägev naine, täpselt sellise nagu ma olen ja ma tunnen ennast kohale ja iseendaga mitte ei räägi seda kuidagi ilusaks, vaid tegelen siis selle tundega, kui see minu peas sees peaks tekkima. Ja see loob selle, et järgmisel korral, kui sa kohtud mõne naisega, kellel on väga ilus keha, siis ma vaatan, et kuidas ma siis täna ennast tunnen, kas midagi on muutunud ja tegelen siis sellega niimoodi edasi. Kas enne kui me läheme järgmise bloki juurde, kas sinul on ka miski, mis kuidagi sõprade tuttavate puhul sa tunned, et on trigerdanud nagu samapidi, ei pea ju olema? Et kelle kohe ei tule ette. Ma arvan, et seal on minu kõige õrnevad nupud on rahateemad. Ja kuidas need kärgpere süsteemis toimib, eks. Ja. Et seal on nagu kuidas mina nagu asju näen ja mismoodi asja peaks korraldada olema, et seal on nagu erinevad, aga see ongi see koht, et kuna mina olen nagu lisaliige sinna, siis ei ole see minu nagu otsustada. Et aga see ongi need kohad, kus meil on võib-olla natukene erinevad kasvatamised erinevad, kuidas me oleme maailma näeme ja lõppkokkuvõttes see ongi see koht, et kus tulebki panna paika, et saada aru, et see ongi minu enda tunne, kuidas ma tunnen. See ei ole see, mis üks on asjad see, kus on asjad faktid, aga hinnangud ja emotsioonid on individuaalsed. On lihtsalt täie õiguslik pereliige, nagu minu maailma parim abikaasa. Aga läheme siit järgmise ploki juurde. Mida meie teeksime. Meil on siin terve ports küsimusi ja siit tuli mul ka idee praegu järgmiseks teemaks, et tõenäoliselt üks lähimatest saadetest tuleb rahast. No nii, võtame siit mõned küsimused. Siin on üks hea, millest me juba täna oleme rääkinud, aga nüüd see küsimus, et mida meie teeksime, siis on täpselt nagu rusikas silmauku. Mu partner tahab minna nädalavahetuseks sõpradega reisile ilma minuta. Ma usaldan teda, aga tunnen ennast ikkagi hüljatuna. Mida teie teeksite? Kes meist võiks olla see partner, kes läheb reisile üksi? Liisi. Sellest mina olen üksinda reisil käinud, matkamas ja muidu ka.
tahan minna reisile sõpradega. Kuhu sina tahaksid väga, väga reisile minna? Mis riik see võiks olla? Island, Norra. Nii, ja nüüd ma lähen sinna Islandile ja Norra koos sõpradega ja algusest peale tulen selle plaaniga niimoodi välja, et seal ei olegi seda kohta, et ma ütlen, et äkki sa tahad ka tulla. Ei, ma lähen sõpradega. Kui selline olukord oleks meie elus, mis sa arvad, mida sa tunneksid, kuidas see sinu sees toimetama hakkaks? Ma arvan, esialgu oleks siuke, et nagu oleks tahaks kaasa minna. Et kuna need on riigid, kuhu oleks tore minna vaatama maastikku ja mina väga hindan seda poolt sellest. Aga ma arvan, see läheks väga kiiresti üles, ma saaks tegelikult aru, et kui ma tahan ju minna, siis ma võin minna. Ja see, et sa selle korra ära käid, ei tähenda see, et sa ei või järgmine kord minuga koos sinna minna. Ja mina mõtlen, et kui mul oleks see olukord, siis ma kindlasti räägiksin sellest sulle nii, et mitte nii, et ma nüüd lähen trudu, vaid ikkagi kallis, ma tean, et sa tahad sinna väga minna, aga nüüd on nii, et ma lähen sõbrannadega. Ja ma arvan, et ma võiks küsida ka, on see sul okei. See ei ole nagu minu mõttes loa küsimine, sest kui ma tahan, siis ma lähen nii, aga mulle meeldiks, kui me räägiksime sellest nagu päriselt ausalt, et kuidas sa tunned ja võib-olla sealt areneks edasi midagi, võib-olla me teeksime mingi ühise plaani, okei, aga lähme siis näiteks järgmine suvi sinna koos, mis iganes sealt tulla tahab. Sealt kindlasti ongi see, et selle luba küsimusega, et ma nõustun, seda ei pea tegema. Aga mis on mõistlik teha, on see sama arutlemine selleks, et jõuaks kohta, kus kõigil on okei, kõigil on hästi. Et kui me lihtsalt nagu viskame asja õhku, läheme minema, siis nagu teine hakkab ise mõtlema mingeid asju. Ja see ongi see, et meie inimaju on ülimalt võimekas asju välja mõtlema ja genereerima. Ja sellepärast ongi ülimalt oluline saada aru, et tegelikult asjade läbi arutamine niimoodi, et me oleksime ühel samal lehel, nii nimetatud, on the same page. Et me oleme ühel lehel sellega, kuidas me asju näeme, mis me sellest olukorrast arvame, kuidas me sellest tunneme. Ja lõppkokkuvõttes me teame, et kumbki on vastutab iseenda tunnete ja emotsioonide eest, aga tänu sellele, et me saame need ära arutada, siis ei teki seda olukorda, kus nüüd sina lähed reisile, siis mina 2 päeva nüüd mõtlen, mis seal kõik toimub ja miks sa mulle sellest varem ei rääkinud ja sa teadsid, ma tahan sinna ka minna ja siis miks sa siis nagu ei invite või miks sa nagu oma sõpradega rääkinud, äkki võtame mind kaasa või et nagu kõik see genereerimine. Vaata, kui palju sealt tekib sellist rasket energiat on ju. Kõik see, et sa ei ole piisav, sind ei taheta, miks ta mind ei võta, kõik need küsimused, siis me oleme võimelised ajama ennast hulluks nende küsimustega, enda peas selle asemel, et välja rääkida. Ja siis ongi, kui sa välja räägid, siis esiteks sa saad ise ka aru, kui absurdsed mõned neist on ja need võib-olla, mis ei ole nii absurdsed, siis su kaaslane saab vastu peegeldada ja seletada ja põhjendada ja rääkida, kuidas see praegu nii juhtus. Siis teine, mis mul praegu tuleb mõte, mis meie teeksime, on see, et võib-olla me lepiks kokku, nagu ma ütlesin, et okei, lähme järgmine kord sinna koos, teades, et sa tahad minna koos. Kui näiteks sina oleksid ka see, kes tahab vahepeal üksi reisida, siis selle sama vestluse käigus me võiksime ju kokku lepida, okei, sina lähed praegu sinna, aga mina lähen siis nagu siis X ajal üksinda reisile näiteks. Ja ei pea olema alati see vorsti vastu, et täna annan suitsuvorsti sulle ja sama päeva õhtuks on sama lati vastu. Vaid kuidagi see tasakaal saab olla ka pikema aja jooksul või seal on jälle usaldus on ja meil on usaldus, et meil on suhtes see tasakaal ja me ise loome seda, see ei ole seal nagu niisama. Ja me usaldame ka seda, et me oleme avatud ja ausad ja sellest me usaldame ka seda, et mis meie jaoks tähendab ikkagi suhe ja kus kohas on need suhtepiirid teemal võõrad inimesed ja teised inimesed. Kuidas sa kogenud oled, kui me oleme olnud lahus? Me vahel on niiviisi, et elame küll kõrval ja teeme kumbki omi asju ja meil nagu ühist aega ei ole väga palju, aga me oleme ikkagi koos. Ja siis me oleme vahepeal olnud niimoodi lahus ka, eelkõige ongi see, et mina olen olnud kuskil reisil või ära või matkamas. Et kuidas sa seda mäletad või koged, et mis see suhtes muutis meie jaoks, kui me siis jälle kokku saime? No siin on, see teooria seal taustal on väga palju erinevaid. Minu jaoks on see kindlasti loob ühendust selle igatsusega ja sellest tulenevalt, kui tekib igatsus, on palju selgemalt aru saada, mida mina soovin ja mida ma tahan. Ja see ongi see koht, mis need eraldi olukorrad tekitavad minul veelgi rohkem soovi sinuga koos olla. Sest kui meil on midagi head ja meil on seda iga päev ja pidevalt, siis me ei pane tähele seda, kui hea meil on. Aga kui me sellest heast ilma jääme,
siis me märkame väga kiiresti seda, et see jääb minema. Ja ma tean, et tantrateooria järgi ongi normaalne, et tegelikult naine ja mees peaksid rohkem lahusaega veetma, et oleks kirge ja seda püsivalt rohkem, sest kui me magame iga päev samas voodis kõrvuti, siis see ka tegelikult vähendab inimeste libidot ja kirge ja kõike seda poolt. Et sellised ärakäimised, kui mina olen mingid laagris ära käinud või ka olen nagu tööreisil käinud, siis tegelikult need on pigem toonud meid hoopis lähemale just sellepärast, et me saame aru, kui väga me tahame koos olla, sellepärast, et me just nüüd nädal aega ei olnud. Sest kui me oleme kaks kuud, me vahepeal teeme siin näete, kui tootakad nalja, et me oleme nagu abielupaar, et magame iga päev koos ja siis tekibki tükki tunne, et miks me siis võib-olla ei seksi nii palju või miks meil on mingid, et kas meil juba ei muutu elu igavaks, rutiinseks. Vaat see ongi see, et tegelikult ei muutu, aga lihtsalt me ei pane tähele, kui äge me elu on, kui meil on kogu aeg äge elu. Aga siis, kui meil mingi hetkel ei ole nii äge elu, vaata siis me saime aru, kui äge elu eelmine nädal oli. Ja see ongi see koht, et neid kohti märgata ja mõnikord see lahus olemine, mingi nädalavahetus lähed üks läheb ühte kohta, teine kohta või ongi reis, siis need minu arust toovad just lähemale. Seega mina täiega soovitaks sellisel reisile minna, kui sa lähed ainult nagu üksi. Just selleks, et pärast saada aru, kui väga sa tahad koos olla. Nii mõlemad poolt. Ja siis ma mõtlen, et kui sina läheksid üksinda reisile, siis mul oleks mõnes mõttes nagu, ma olen kogenud, sa oled käinud meie suhte alguses, sa olid töölähetustel pikalt nädalaid issand, siis ma olin ikka täitsa leinas, no mõtle algusse armumise faas ja siis ta läheb nädalateks minema. Aga teisest küljest, mul on nagu ikkagi see yes-moment ka, sellepärast, et ma mõtlen, et mulle kukub nii palju sülle seda minu enda aega ja jällegi meie suhtes ei ole väikeseid lapsi. Ja see on absoluutselt okei, sellepärast, et suhted ongi erinevad ja võib-olla meid kuulab ka keegi, kelle lapsed on juba suured ja see on nagu kanda sarnane olukord, et enam ei pea. Meil on 19. Ja, meil on 19. Et kui sina lähed üksinda reisile, siis ja muidugi ma igatsen sind ja õhtul on nagu, teeme videokõne ja tahaks kaisus magada ja nii. Aga teisest küljest, see on kuidagi teistmoodi tunne, kui ma olen nagu täiesti oma aja peremees, et ega meil ei ole ju nii, et me peame, ma ei tea, X kell kodus olema või ma pean süüa tegema või sa pead, ma ei tea, prügi välja viima, vaid me elame kogu aeg niimoodi vabalt. Aga see tunne nagu, see energia seal taga on teistsugune ja see on mingi teistmoodi vabadus. Ja kui meid kuulab keegi, kes pole kunagi kogenud sellist asja, see pole kunagi julgenud või valinud üksinda olla, siis proovi kas või, ma ei tea, mine üksinda jalutama näiteks, kui see kunagi ei käi. Ja vaata, mis sinuga siis toimub, et see on jube põnev olnud. Mina tajun küll, et see on aastatega muutunud. Aga me jõuame siia ühe küsimus veel võtta, mis on mõnes mõttes nagu meil niimoodi ei ole olnud, aga meil on olnud neid hetki küll, kus ma tajun, et kas mina või sina tahab kuidagi rohkem lähedust, mina olen tahtnud mingi diivanil kaisutada ja lihtsalt istuda ja silma vaadata samal ajal, kus sul on kiire on ju. Aga see küsimus on siis nii, et meie suhtes pole ruumi, oleme alati koos ja ma ei julge öelda, et tahan üksi olla, sest kardan tema reaktsiooni. Mida teie teeksite? Ütleksime seda, et me tahame oma aega. Mina ütleksin. Aga kui me paneksime enda suhte sellesse konteksti, et me ei ole sellest kunagi rääkinud, et see on nagu vaatuke nagu see elevant toas, et tegelikult me ju tunnetame, vaata kui suhtes on siuke asi, et üks on rahul olematu või mõlemad, seda ei ole võimalik vaiba alla peita nii, et mitte midagi õhus ei ole, see on ikka nagu õhus, vaata, see tunned midagi. No see taandub ikkagi selle, et tõsi, meie suhe algas näitung teise koha pealt. Me ei ole see 20-selt kirglik suhe, mis siis eluaeg nüüd kestab, vaid me tulime oma suhtesse palju teadlikuma koha pealt. Ja mis mina selle juures näen on see, selleks ei pea minema suhtesse teadlikult. Seda teadlikkust saab kasvatada. Ja see ei tähenda seda, et me peame leidma uue kaaslase, kes on teadlik, vaid me saame ise olla teadlik, me saame oma kaaslasega koos olla teadlikud ja selle tulemusel luua neid olukordi, kus me oleme koos teadlikud. Ehk siis kuskilt tuleb see esimene vestlus on. Jah, et see lõpuks ikkagi taandub sellele, et tuleb vestelda. Vahet ei ole, kas see teema, see mingi muu teema, aga asjadest rääkimine on ülimalt oluline. Ja enda asjade mitte rääkima, ma just hiljuti sattusin ühe inimesega rääkima, ta ütleski, et neil ongi kodus nagu paigas, et ei minda magama ärrituna. Et vahet ei ole, mis see on, lahendame ära, teeme korda ja siis on homne päev ju palju parem kui see, et me nüüd ärritunud ja lähme nüüd magama. Ma tean, et osades suhetes on see, et võetakse paus ja siis kui on paus, et siis nagu nüüd on kõik hästi ja siis arutame seda teemat hiljem edasi. Neid võimalusi on väga palju erinevaid, aga arutamata jätta lihtsalt ei saa.
Ja vahel on see ka, kus ei ole nagu nii-öelda kohe lahendust ja siis on veel see, et me oleme erinevas kohas, on ju. Minul on mingi täiesti tunne, et ma nüüd tahan oma südame avada ja kõik ära rääkida, aga sul on võib-olla kiire, palju tegemist, mõtted on ei tea kus, on ju. Ma ei tea, võib-olla valutab kuskilt, ei saa keskenduda praegu. Siis on ka aus öelda, esiteks aus küsida, et kallis, ma tahaksin olla praegu kuuldud, et kas me saame rääkida. Ja kui teisel on julgust öelda, et kui praegu ei ole hea hetk, siis jälle see kuidas siis nagu hoida seda omavahelist harmooniat niimoodi, et keegi ei saa pihta sellega, et kui sa ikkagi esimest korda elus võtad julguse kokku peale 20 aastast koos ja ütled, kallis, ma tahaksin sinuga rääkida ja saad vastuseks, et praegu ei ole hea hetk, siis võib selle peale minna niimoodi kapslisse, et see mitte kunagi enam ei lähe küsima seda aega. Ja samamoodi võib teine nagu siis solvuda või pihta saada sellega, et miks sa praegu tuled, pole üldse hea hetk. Ja meil on jälle mida vaiba alla pühkida. Ehk siis mida meie teeksime see, mida sa vastad, ma täiega sekundeerin sellele, et jaa, me räägiksime sellest, aga me vastame vist enam-vähem igale teemale selle samaga. Jaa, selle me siin räägimegi, sest me tahame, et me räägiksime ja me tahame, et teised räägiksid, sest mõtle, kui palju õnnelikum saab maailm olla, kui meil on palju õnnelikke suhteid. Ja mina näen, et kõikide õnnelike suheste alus on see, et on avatud rääkimine ja lõpetuseks lisaks ka siia see, et kui ta tundub, et see on tõesti nii raske üks ühele rääkida, et kas see ruumi hoidmine, kas see on piisav, mis me eelmises saates rääkisime, siis leidke kolmas osapool. Terapeut, psühholoog. Ma tean, et mõne jaoks tundub, et mis mõttes me oleme baariteraapias, kui me oleme imelikud. Täiesti normaalne käia, täiesti normaalne inimestega suhelda koos. Et või on see hea sõber, kes nagu oskab vestlust juhtida. Ja see ongi see, et sa eelmine kord ka mainisid imagoteraapiat, et kus ongi võimalus täielikult rääkida, täielikult olla kuuldud, ka mõlemal poolel nii. Ja selle tulemusel turvalises ruumis seda kõike teha. Et kui sa tõesti tunned, et sa kodu diivanil on seda väga ebamugav ja kardad seda teha, siis vali selleks parem keskkond. Ja kõige parem on jalutamine, sellepärast, et kui te lähete kohvikusse, siis mees vaatab kogu aeg ringi ja sul jääb mulje, et ta ei pane tähele, aga see on lihtsalt tema bioloogiline reaktsioon sind kaitsta ja röövloomi tähele panna, mis tähendab iga liikumine, mis toimub, siis mees märkab seda ja ta silmad käivad kogu aeg ringi. Seega, kui sa tahad mehega mõistlikult rääkida, mine jalutama, sest siis ei ole ootust silmsidele ja mees saab rahulikult koeg skännidega kusagil mingid röövlooma ei tule ja te saate rääkida. See on siis evolutsiooniline lugu, kuidas mees toimib. Aitäh, kallis, et sa oled alati olemas mind kaitsmas hüääride eest. Ja üks väike asi siia lõpu veel, et võib-olla kui minnagi seda vestlust pidama, siis hea oleks enda sees võib-olla ka, ma mõtlen, mina tahaks läbi mõelda, et mida ma siis tahan saavutada. Et näiteks kui me üldse oleme siin, nagu see küsimus oli, et kleepunud kogu aeg kokku ja oma aega ei ole, et äkki ma tahan näiteks jõuda sinna, kus me lepime partneriga sinuga kokku, et meil on nüüd näiteks kord nädalas on üks õhtu, kus ma lähen tunniks ajaks üksinda jalutama. Ja jällegi see koht, kus nagu tuua see nagu lauale, aga mitte niimoodi peale surudes, et nüüd ma pean seda saama. Ei, kas see on peenmäng ja kui seda ei ole varem tehtud, siis nagu on päris põnev. Aga üks asi on küll kindel on ja, kui mõlemad tahavad, siis on kõik võimalik. Jah. Või see ongi, minna koos jalutama, et koos rääkida ja samamoodi panna see kalendrisse ja võtta see aeg ise endale või koos loomisele, vahet ei ole, aga lihtsalt prioritiseerida suhte head toimimist. Aitäh, et sa olid meiega, sinu ees on Liisi ja Harri Parker ja mida teie teeksite. Kohtume jälle. Aitäh kuulamast.